Tere vaatama teist ülevaatesaadet TV3 karikavõistlusest laste ja veteranide suusa kahevõistluses ja suusahüpetes. Tänases pooltunnis teeme kokkuvõtte sarja, mille korraldamisel on suurt abi osutanud ka sõnumilehti Raiski 3. ja 4. etapist. 3. etapp oli planeeritud Elva karikavõistlusena kahevõistluses, 4. aga Jaan Kaarna mälestusvõistlusena Võrru samuti kahevõistluses. Ilmataat pole aga sel talvel suusahuvilisi paitanud ning väga vähe oli jaanuari esimeses pooles Eestimaal kohti, kus suusaraja jagu lund olnuks. Veelgi raskem on sellistes tingimuses pidada suusahüppevõistlusi ja nõnda olid võistluste korraldajad sunnitud Elva etappi üle viima taas Otepäämäele, kus tõsi võisteldi vaid suusahüpetes. Võrus aga oli nädala eest suusahüppemäel õnneks nõnda palju lund, et etapp kahevõistluses ära peeti. Alustuseks Otepää suusahüppevõistluses, kus sula ilmaga kõigis 4 klassis võistlejatele võrdlemisi häid tingimusi pakuti. Alustuseks kuni 10-aastaste poiste hüpped, 6. koha sai 2 11 meetri pikkuse hüppe eest puigapoiss Jüri Aia. Tema ette platseerus aga klubikaaslane Tanel Orro, siin siis 4. koha saanud 3. puigalase Martin Ilvese hüppestiil. Ilvesest 4,5 punkti rohkem kogus aga Alar Asuküll, kes oli võistluse 3. Nii nagu sarja kahevõistluse avaetapil jäi seegi kord Apteekrimäel otepäälane Peeter Ever elvalasele Ilmar Pärnale alla. Everi hüpped 13 ning 13,5 meetrit. Ilmar Pärna õhulennud olid mõlemal puhul aga 14 meetri pikkused. See on siis kuni 10-aastaste poiste klassi võitja Ilmar Pärn. Edu teiseks tulnud Everi ees oli 2 hüppe tulemusena 10,7 punkti. Edasi klassiga poisid kuni 12 eluaastat, kus favoriidiks olid kõikidel etappidel silma paistnud Egert Malts ja Heiko Lind. Kaasa ei teinud seekord Priidik Vesi. Kuuenda koha sai 12-aastaste poiste seas kodumäel üllatuslikult 7. jäänud Kaarel Piho ees Aiko Jurken. Puiga Põhjakotka klubi parim Siim Sarejal lisas teisel katsel esimese 15 meetrile 1,5 juurde ning oli sellega 5. koha omanik. Selge vähe oli aga esimese 4 ning järgnevate lõpptulemustes. Võrulane Alar Kuka, kes sai 4. koha, edestas 16,5 meetriste hüpetega järgnenud Sarejali üle 20 punkti võrra. Kukast omakorda vaid 2,4 punkti oli üle Tallinna poiss Heiko Lind, kes 17 ning 18,5 meetri eest teenis 3. koha punktid. Tanel Rebane asus liidrikohale pärast avavooru pikimat 17,5 meetri pikkust hüpet. Pead 4-punktiline edu oli Lindi ees üle 7 punkti, aga Egert Maltsi ees. Teises voorus lendas Rebane aga 0,5 meetrit vähem ning esikoht tuli käest ära anda. Esikohale võitles enda raskest seisust Otepää spordiklubi poiss Egert Malts, kelle avakatse ebaõnnestus vaid 15,5 meetrit.
Teisel katsel tuli aga päeva pikim õhulend 18 meetrit ja kõik konkurendid, sealjuures ka klubikaaslane Rebane, jäid selja taha. Vanemate kuni 14-aastaste noormeeste klassis oli taas kõige rohkem 22 osavõtjat. Tõsi, 3 neist hüppasid väljaspool arvestust. Et esikuuikusse jõudis 2 nõndanimelt vabavõistlejat, siis 8. tulemusega sai 6. koha punktid Vaiko Leetoja. Rando Purje tõusis aga koha võrra 6-ndalt 5-ndaks, tema parim hüpe 18,5 meetrit. Napilt jäi esikolmikust välja tallinlane Sven Allas, kes teises voorus tegi päeva pikkuselt 3. hüppe 20 meetrit. Priit Salu oli stabiilne 19 ja 19,5 meetrit, 4. koht ning 3. koha punktid. Sest tema ette platseerus vaid 0,6 punktilise vahega väljaspool arvestust hüpanud Kristo Soonberg. Võistluse teise koha sai kodumäel hüpanud Heiko Heitur. Tõsi, Priit Salu ees vaid 1,2 punktilise vahega. Heituri esimene hüppe oli 19 meetrit. Teine aga pool meetrit lühem. Ülekaalukas võit kuulus aga Maarja Visnapile Tallinna Põhjakotka klubist. Juba avakatse 21 meetriga sai ta konkurentide ees pea 10-punktilise edu. Ka teine hüppe oli 21 meetrit. Edu kokkuvõttes Heituri ees kujunes 14,6 punktiliseks. Taas läks Apteekrimäe Jalamilt kõige äravamaks siis, kui oma hüpeteks valmistusid veteranid, kes aga siis tegelikult kuuluvad sellisesse huvitava nimega klassi veteranid. Mehed on erinevad, kuid neid ühendab üks. Kunagi on igaüks neist tegelenud kas vähemal või rohkemal määral suusalendudega. Nende hulgas siis endised Eesti kuulsad suusalendurid. Mitmed on aga tõesti ka tõelise asjaarmastuse leidnud oma poegadele kaasaelamise kõrval, mõned tulnud proovima alles hiljuti. Veteranide klassi 12 osaleja seas haaras avavooru 22 meetriga juhtohjad võrulane Hillar Irves, tõsi esikohtade jagas koos Rain Pärnaga. Teise kukutud katsega langes aga Irves esikoha konkurentsist välja ja jäi 6-ndaks. Viienda koha sai nädala eest Viljandi etappi korraldanud Tõnu Visnap. Tema parem katse oli teine ja pikkus 21,5 meetrit. Neljas oli Jüri Resel, kuid see on juba 3. tulnud rakverelase Andre Raidi stiilinäide, 22 meetrit.
avakatse järel üks kahest kaksikjuhtijast Rain Pärn viis Elvasse aga teise koha, sest teise vooru 21 meetrit rohkemaks ei andnud võimalust. Kair Tammel Nõmme suusaklubist oli avakatse 23 meetriga siiski alles kolmas. Teise katse sama pika lennuga tõusis aga stabiilsete lendude kokku võttes nimekirja etteotsa ehk siis võitjaks. Ja nüüd Veiko Veermäe teise vooru hüppe, tõestus, miks veteranide katsed publikut paeluvad. Siin siis võistluse kolm paremat. Ja eraldi peeti meeles ka vanemate veteranide klassi kangemaid. Nüüd oleme jõudnud meie karikasarja 4. etappi toimumispaika, Võru lähistele Puigasse Antsumäele, kus läinud pühapäeval peeti kahevõistlust. Suusahüppemäe traditsioonid ulatuvad Võrumaal 40. aastate algusesse, kui Tammorus valmis teise maailmasõja eel kuni 25-meetriseid õhulende võimaldanud trampliin. See aga sõjas hävis ning sõjajärgsetel aastatel legendaarse Jaan Kaarna eestvedamisel ehitati Antsumäele juba NSV Liidu tolle aja suuruselt 4. hüppemägi. 48. aastal valminud trampliin võimaldas 65-67 meetriseid hüppeid ja hinnangu sai ta ka tolle aja ühelt parimalt Vene suusalendurilt Boris Jakovlevilt. Kahjuks tänaseks päevaks on see hüppetrampliin juba lagunenud ning nüüd on selle kõrval väiksem mägi kriitilise punktiga 30 meetrit, kus ka seekord võisteldi. Lisaks on Antsumäel veel üks väiksemgi trampliin K10, kus lisaks noorimatele poistele jäisete oluse tõttu ka kuni 12-aastased poisid seekord oma hüpped tegid. Jaan Kaarna mälestusvõistlusi tuli avama Võru spordikooli direktor Lembit Tallas. Tublid noored suusahüppajad, kahevõistlejad ja teie treenerid. On meeldiv, et TV3, Raiski ja Sõnumileht on algatanud niisuguse toreda võistluse sarja ja ühtlasi täna toimuv 4. etapp on ka ühe Võrumaa sümboli tuntud väsimatu suusahüppemägede ehitaja, tuntud suusataja ja tunnustatud suusatreeneri Jaan Kaarna mälestuseks. Edu teile nendel võistlustel. Kasvagu teist ikka tublid suusahüppajad, kahevõistlejad, et jätkata Eesti kahevõistlejate traditsioone ka rahvusvahelisel areenil. Nüüd siis võistluse enda juurde. Antsumäe suusahüppevõistlust alustasid kokku 49 poissi pluss 13 veterani. Noorimate poiste konkurentsis oli 13 noort suusakotkast. Olgu ette öeldud, et hüppevõistluse tulemuste põhjal mahtusid kõik 13 poissi murdmastaadis 1 minuti ja 54 sekundi sisse. 6. koha sai jäisetes tingimustes puigalane Jüri Aia, üldse jõudis esikuuikusse 4 kodumäel hüpanud Puiga Põhjakotka poissi. Alar Asuküll jagas esimese 9-meetrise hüppega 3. kohta, teise hüppe 7 meetrit langetasid aga Asukülli 5. Tanel Orro mõlemad hüpped stabiilselt 8,5 meetrit ja 3. 4. koha jagamine Peeter Everiga kaotust murdmasekundites hüppevõistluse võitjale 25. Siin siis Peeter Ever, teine 3. koha jagaja. Tema on teadupärast Otepää suusaklubi poiss. Martin Ilves avavooru 8 meetriga oli